Tere! Olen sündinud selgeltnägija Merli Merk. Seletan teile täna lahti, kuidas hakkama saada nende energiatega, mis muundavad meie DNA-d ja aitavad meil üle minna kuldajastusse. Nii, seletan siis teile 3x3 põhimõtet, mida mina olen juba 4-5 aastat viljelenud. Kõige tähtsamad energeetilised punktid on käbinääre, kõhunääre ehk päikesepõimik ja sabakont. Sabakonti haldab seksuaalenergia, seksuaalchakra. Hommikul sa tõused ja hakkad mõtlema ja sinu käbinääre läheb tööle. Sa lähed väljakäiku, tühjendad ennast ja sul kõht läheb tühjaks ja su kõhunääre hakkab tööle. Ja kui sa oled otsustanud liikuma hakata, siis see info läheb sinu vaimsasse sinusse ehk sabakonti. Et sinu 3 kõige tähtsamat nääret, energiakeskust, töötaksid rahulikult kooskõlas. Siis on tähtis rahulolu. Et sa oled oma füüsilise ka rahul. Et sul on toit laual, riided seljas ja koht, kus elada. Järgmiseks on heaolu. Et sa tunned ka ennast hästi nendes riietes ja seal kodus, kus sa parasjagu elad. Ja et keha ja hing teeksid koostööd, siis on tähtis kohalolu. Et ei oleks nii, et süda ja pea kaklevad ja sa oled küll kehaga siin, aga mõte on kuskil mujal ja sa kaotad kohalolu. Kaotad ennast maailma. Kuidas hoida oma käbinääre töös? Sul on vaja meesjõudu ehk konkreetsust ja mis mulle meeldib ja mis mulle ei meeldi. Et hoida oma elav energia ehk päikesepõimik elus, siis on sul vaja lapssüütust. Et sa julgeksid hulljulgelt hüpata üle oma varju, nii füüsiliselt kui vaimselt. Ja et kõik see töötaks, on sul vaja naisväge. Et nad teeksid omavahel koostööd, naine toetaks meest sinu enda sees ja laps hoiaks kogu perekonna rõõmsas olemises. Meil on emotsioonid, mida me peame kogema. On 3 emotsiooni, mida me ei saa kontrollida. On viha, mitte vihkamine. On vihamoment, mis lükkab sind käima ehk lükkab su mõtted selgeks, mis ma tahan, mis ma ei taha. Me peame julgema naerda enda, maailma ja teiste üle nagu süütu laps. Ja me peame julgema nutta. Me nutame iseenda puhtusest. Julge vihastada, naerda ja nutta ja ära jää ühessegi kinni, vaid vaata, et kõik 3 oleks kaetud. Meie füüsiline keha vajab süüa, toitu, toitaineid, vitamiine, mis on nende näärmete jaoks kõige tähtsamad. Sinu aju vajab rasvast, et olla kohal. Sinu kõhunääre vajab magusalt ehk glükoosi, mitte valget suhkurt. Ja sinu seksuaalnäärmed ehk naisvägi, sisetunne vajab vürtsi. Vaata, et sinu toidulaual oleks natukene rasva, natukene glükoosi ja natukene vürtsi. Kuidas luua enda elu, et ta oleks elamist väärt, et oleksid armastust väärt ja iseennast väärt. Tähtis, et sul on mõte, et sul on unistus, mille poole pürgida, et sul on siht. Tähtis on, et sul on tegutsemistahe ehk põnevus ehk sinu vaimne kirg. Ja et ka mõte ja tahe saaksid kooskõlas olla, on vaja, et sa teeksid oma esimese sammu selle suunas. Suurt mäge saame me saavutada väikeste kivide kokkutoomisest. Kui sul on unistus
ja sul on ka tunne, et ma tahan seda teha, siis tee esimene samm selles suunas. Kuidas siis käib meie DNA muundamine? Et sinu mõte, mis hommikul ärgates käima läheb, saaks ka rõõmu, õnne ja armastuse osaliseks ja kohalolu osaliseks ning teeks koostööd meesjõud, naisvägi ja lapssüütus. Sinu ülevalpool naba on kõik füüsiline ehk 6 meelt. Maitsmine, haistmine, kompamine, suhtlemine. Ja allapoole naba on sinu 7. meel ehk sisetaju, tunnetus, midagi, mida ei saa sõnadesse panna. Meie keha on programmeeritav ja programmi saab peale panna sõnaväega. Et enda meesjõudu, käbinääret hoida mõnusas toonuses, siis soovitan kasutada taotluslauset. Olen enda meesjõuga ühes rütmis. Et sinu sisemine elav laps saaks olla külluslikult armastatud, soovitan kasutada lauset. Olen enda elavasse energiasse armunud. Me ei saa armastada, kui me ei oska armuda või ei julge armuda. Ja et see sisemine naisvägi julgeks perekonna eest vastutada ja võtta vastutus enda elu eest enda kätte, siis soovitan lauset. Olen enda naisväega puhtas kontaktis. Me kõik oleme tulnud sellesse kehastusse kogema ja nautima. Me käime kogemusest kogemusse. Me oleme tulnud enda pärast ja me õpime iseendaks olemist. Et ennast hästi tunda, kasuta alati lauset, armastan ennast õnnelikuks. Kui sina oled õnnelik, siis saavad ka kõik teised sinu ümber olla õnnelikkuses. See kehastus on kogemus. Naudi seda kogemust. Ole selles kogemuses sees kohal ja tea, et sa ei ole üksi. Toetan ja aitan sind alati. Mõnusate, rõõmsate kohtumisteni taas ja taas. Järgmiste kanaldusteni.